tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, mis tahab teie ellu praegu tulla? Kõigepealt vaatame, mis energiatest te praegu olete. Mõelge palun enda peale. Siin on mingisugused, kas on tööga, kas teil on nagu vähe tööd, saate vähe palka või on töö hästi kaootiline või olete poole kohaga tööl, et siin on, tööl on tõesti nagu sellist raha nagu on vähe, kas läheb palju välja, tuleb väga vähe sisse või muretsete hästi palju mingite materiaalsete asjade pärast. See on jällegi mure, lausa öös ja muretsete. Ärevus on nii suur, et magada ei saa, sest teil on mure mingi lapse käitumise pärast või mingisuguse lapsiku käitumise pärast, eks ole, kas teil on lapsed, kui ei, siis mingi lapsiku käitumise pärast te tohutult muretsete, mis viis teid lausa transformatsiooni, surmakaart. Võib-olla see valmistas teile palju häbi ja piinlikkust. Mis energiatest te praegu olete? Ja te tahate ennast kaitsta. Kiiresti võib-olla lähete mingi meesterahva juurde. Võib-olla jagate talle siis tõesti mingit infot, kui siin ongi kas mingi lapsega või mingi tööga seoses teil. Lähete nagu räägite sellest oma mehele, on ju. Sest te kaitsete ennast. Nii, siin ongi jälle mure, et teie nagu tegelikult ju pihta ei saa selle asjaga, aga te olete suhteliselt ärritunud ikkagi. Mingi teema on te väga-väga üleval, mille pärast te väga muretsete. Siin võib olla ka kellelgi tervise teema üleval. Mingi varjatud info, mis tuleb maailmast. Ja jällegi on see, kas siis jällegi teie see meesterahvas või tuttav või saab nagu mingisugust infot või ütleme niimoodi, siukse kaheldava väärtusega infot kuuleb teie mees maailmast või talle räägitakse või keegi naine nagu räägib mehele mingit infot. Siin on mingi siuke väga huvitav asi. Mingid uued võimalused. Kui te seda ära kasutate, kui te olete tasakaalus, siis olete valmis juba kuhugi poole nagu teele asuma, seotud kas siis mingisuguse uue töökoha valimisega või lihtsalt mingi uus sissetulek ja siis nagu hakkate vaikselt mõtlema, et kas ma nagu lähen ja teen selle valiku. Teie energia on ka päris laes, te olete praegu siukses, tervis peaks teil praegu hea olema, aga raha ikkagi nagu on vähe või napib või te olete mingi asja ootuses praegu. Kas siis tõesti mingisugune uus olukord, kuhu tahaksite minna, sest te teate, et nii, et see peab olema, see asi vähemalt tahab tulla, et ma nagu tahaks sellest võimalusest kinni haarata, kui see nagu, et ma ootan ja ma vaatan, kas ma saan selle uue võimaluse minna sinna kuskil, eks ole, kui ma lastakse minna või midagi sellist teha. Mis energiatest te olete praegu? Te ütlete nagu ebaõiglus on, kuidas praegu ma pean mingite tühi-tähi siukse informatsiooni või mingisuguste kulujuttudega tegelema, mis tegelikult üldse ei vasta tõele, aga võtavad lihtsalt minult energiat ära ja väsitavad mind. Heidate nagu ette seda. Nii. Vaatame siis. Kui tundsite ära, et see olite teie, jah? Siis vaatame edasi. Et nii, mis tahab teie ellu tulla? Mis tahab teie ellu praegu tulla? Mis see on? Mis või kes tahab praegu teie ellu tulla? Mis või kes tahab teie ellu praegu tulla? Siin on armusuhted.
olete võib-olla kellegi sarnunud, kas siis meeldib see inimene teile väga, aga te ei tea, kuidas temaga ühendust võtta. Või kui te juba nagu elate koos, et kas ta ikka armastab teid päriselt või mitte, te ei ole nagu kindel. Et siin on mingid armu küsimused tulevad suhteliselt kiiresti ülesse. Siin justkui tõmme on, aga see viitab ka igasugustele muude sellistele kinnismõtetele või mis on armastusega seoses. Ei ole võib-olla päris kõik nii, nagu teistel on. Või on mingi tohutu sõltuvus, eks ole. Et ei saa kuidagi lahti suhtesõltuvus on ju. Nii, mis tahate ellu praegu tulla? Mingisugused mälestused minevikust, mis tahavad harmoniseerumist ja tahavad tasakaalustamist ja põhimõtteliselt see uudis, mis teile minevikust tuleb, tegelikult see isegi meeldib teile. Te olete selle üle täiesti rõõmus isegi. Nii, mis tahab teie ellu praegu tulla? Olukord, kus teie tunnete ennast justkui ohvrina, aga te tahate selle olukorra nii-öelda läbi lõigata või endale selgeks teha või selgeks rääkida, et saaks see olema lõpp. See võib olla valus, aga pärast saate juba täiesti vabalt oma eluga edasi minna. Mingi sihukene sündmus tuleb teie ellu varsti. Mis tahab teie ellu praegu tulla? Justkui tööalaselt tuleb mingisugune noormees teie ellu, nii-öelda justkui juhuslikult ja see mees on täiesti uus, teie seda meest ei tea. Kas mingi töö kaudu või mingi tööalase sõidud on vaja teil teha või kuskile minekud ja sealt te kohtute täiesti uue noormehega. Justkui juhuslikult, ütleme niimoodi, jah. Mis tahab teie ellu praegu tulla? Tööalaselt on vaja mingisuguse blokeeringud ja takistused eemaldada, sest te olete juba tükk aega muretsenud nende asjade pärast. Aga kõik läheb hästi. Siin tuleb isegi niisugune kollektiivne töökaart, võib-olla ka siin perekaart, et võib-olla lõpuks saate ka niisugust mõnusat pereelu maitsta. Nii, mis tahab teie ellu tulla? Võib-olla teie pereelu või saab nagu palju parema kvaliteedi, ütleme niimoodi, on ju. Sellest kurbus muutub ära rõõmuks. Nii. Siin te olete väga enesekaitses igapidi, ühtepidi ja teistpidi blokeeringuid ja kõik on ees, piirangud, on ju. Ja seda juba päris pikka aega. Ja see on seotud, see tuleb kuskilt mingisugusest, kas ta tuleb teil suguvõsast või teie pere mingisugusest arvamusest, mis ei lase teil sellel rahal või küllusel korralikult voolata. Teil on need nii tugevad igapidine mingi plokid või arvamused enda sees kinni, et päris raske on neid lahti murda. Teie ellu tahab tulla mingi olukord, mis paneb teid muretsema, mis justkui on selline nagu kahe otsaga, eks ole, te ei saa aru, kas ta nüüd nii või ta on naa. Ja hästi aktiivselt hakkate siis sellele otsima seda infot, et kas see on tõene või kus see info tuli või kes seda rääkis. Te hakkate seda tausta uurima hästi aktiivselt nagu. See olukord tuleb ilmselt ikkagi selleks, et see ära lahendada. Nii, mis tahab teie ellu praegu tulla? No siit tuleb lausa 2 meest teie kõrvale. Ja siit keegi ootab. Te olete siin kas kellegi naine ja keegi teine mees ootab teie järgi. Tahab ilmselt teid endale saada, aga te olete veel suhtes või abielus. Aga see teine mees mõtleb väga palju teie peale ja tahab
tahab teid endale saada. Mingisugune sihuke valik tuleb teil varsti. Mingi 2 mehe suhtes tuleb teha. Nii, mis tahab teie ellu praegu tulla? Mingi olukord, mis laheneb kiiresti, see võib olla mingi tööalane ja näete, et olete hästi rõõmus, siin tuleb võidukaart. Kas te saate mingisuguse tööotsa või noh, keegi kingib teile mingisuguse raha või no, midagi siin on, aga te olete nagu selle üle hästi-hästi õnnelik ja rõõmus. Seda raha küll võib-olla ei ole palju, aga piisavalt teie jaoks, et teie tuju tõsta. Sest tuleb nagu täiesti äkki, jumal äkki, te nagu üldse ei oota seda. Nii, mis siis tahab teie ellu praegu tulla? Mingi täiesti uus olukord. Tuleb selle jaoks, et teid raputada välja sellest masendusest, sellest mõtlemise mustrist, et igal pool mujal on palju parem kui minul. Kõikidel on palju paremad, ilusamad asjad kui minul. Kõigil on elu ümberringi palju parem kui minul. Et te ei näe seda, mida elu teile pakub, aga teile pakutakse midagi uut. Kas see on uus töökoht, mingisugune uus võimalus on ju. Aga see on nagu selline varjatud, looritatud kujul. Seda teile otseselt mitte nagu ei anta nagu kandikul kätte, aga kuidagi vualeeritud, et ilmselt te peate suutma seal siis need terad sõkaldest eemaldada. Ma saan niimoodi aru. Ka sihuke omaette nagu siukene abi, aga ta on sihuke nagu konksuga abi, eks ole. Et te peate ise nagu selle ära nüüd tundma. Aga natuke teid ikkagi tahetakse utsitada kõrgemalt poolt, et kuule, tõuse nüüd püsti, mis sa istud siin puu all, on ju. Hakka nüüd ennast liigutama. Aga nad teevad seda nagu hästi nagu kavalalt. Nii, mis tahab teie ellu praegu tulla? Muretsemine. Muretsemine, samas rõõmus olek. Või teie rõõmu varjutab mingisugune paus kellegi meesterahvaga. Kas teile lihtsalt tuleb meelde, kuidas te kellegi mehega kunagi rõõmsat aega veetsite, aga nüüd millegipärast enam endast märku ei anna? Sest siin on vastuolulised kaardid, see on muretsemine, siis on päike, siis on paus, siis on karikate kuningas. Ma isegi ei oska sihukest asja seletada, et mis paus see on, et no halb ja hea nagu. Või siis see keegi meesterahvas, kellega te mingil ajal nüüd varsti kokku puutute. Võib-olla ta ongi selline, et ta tekitab teis mingit hirmu, siis on teil hästi hea olla, aga siis äkki nagu on jälle vaikus, aga ta nagu meeldib teile. Või meeldib temale. Tont sellest nüüd aru saab, et siin on nüüd täiesti, kuidas keegi tahab neid kaarte lugeda, eks ole. Siin mulle kindlat infot ei anta, järelikult iga ühe jaoks on siin mingi oma teema. Nii, mis tahab teie ellu praegu tulla? Midagi täiesti šokeerivat, mis tegelikult teile tohutult meeldib. Mis annab teile sihukese mõnusa perenaise staatuse, no võib öelda saatuse. Ja see on juba üks mingitest unistustest, mida te olete unistanud, aga te ei usu nagu, et see võib üldse täide minna. Ja siis, kui see asi juhtub, siis te olete täiesti šokis, et kas päriselt nagu või? Minuga juhtub see või? Ei või olla. Vaat sihukesed huvitavad sündmused ootavad teil nüüd siis lähiajal ees. Sellega on siis kõik. Aitäh teile, kallid vaatajad. Pange like, kirjutage kommentaar. Uued tulijad, vajutage tellinuppu ja musta kellukest. Siis saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki, jääme jälle nägemiseni.